Issand, ma vajusin siia väga head toolitan. Tuleb uni peale. Me räägime valimistest. Ma mõtlesin korra, et kas ma peaks tegema selle käetõstmistesti, et kui paljud inimesed saalist teavad, et meil on kohe valimised tulemas Eestis. Mind tabas see mõningase üllatusena, aga ma arvan, nüüd ei julge tunnistada, et ma ei tee. Me räägime andmetest ja sellest, et kui sul on palju andmeid, et kas sa saad valimisi mõjutada sellisel määral, et need ka mõjutatud saavad. Ja siis selle teine pool on siis see, et aga kuidas sa siis mõjutad, et kui sul on mingid andmed ja sa tead midagi inimeste kohta või inimeste meelsuse või ükskõik mille kohta, et mis sa siis peale hakkad nendega, kus sa siis lähed nendega või mis otsuseid sa siis vastu võtad, eks ole, et kas sa oled poliitik, lähed kirjutad Facebookis iga päev 12 000 kommentaari kuhugi ja kakled ja kraakled ja kasutad andmeid ja siis võidad valimised või mis sa siis peale hakkad. Ja ma ei tea, ma mõtlesin, Tarmo, et ma lugesin lehest, et palju inimesi arvab, et sina võitsidki need eelmised valimised põhimõtteliselt, et ainult tänu sinule ja sinu juhitud salgale ja andmetele, ma ei tea, mis need on meil Reformierakonnal suurem esindatus Riigikogus kui kunagi varem ja meil on Kaja Kallas peaminister ajalooliselt muret tekitavalt, isegi võib-olla tema enda jaoks suure häältesaagiga, et sellest on palju kirjutatud, aga kas sa nagu 2 lausega ütled äkki ära, mis asja sa tegid siis? Mis andmed sul olid? Tere kõigepealt. 2 lausega on seda... Aga ära võtta rohkem kui 2 lauset. Jah, päris pikad laused tulevad. Aga okei, ühesõnaga lühidalt vastata, eks me jõuame selle juurde tagasi tulla veel täpsemalt. Aga jah, et me püüdsime lihtsalt teha veidikene paremini seda, mida poliitika ja kampaaniate puhul on tehtud põhimõtteliselt kogu aeg. Et ütleme, rahvusvaheliselt ma paneksin selle piiri kuskile. See on tegelikult üks huvitav piir, see on ajalooliselt, nüüd ma lähen juba üle 2 lause, 1930. aastatel USAs ja see on seotud sellise nimega nagu George Gallup, kes hakkas läbi viima siis selliseid valimipõhiseid arvamusuuringuid ja sellest alates siis nagu kampaaniate tegemine väga olulisel määral muutus. Ja see asi, mida ma võib-olla siin paneks korraks välja, ütleks, et kui me selle teema juurde jõudsime läbi selle, nagu võib-olla paljud mäletavad, läbi selle kuulsa abielureferendumi, mis pidi tulema, aga ei tulnud. Ja siis selle referendumi peale vaadates, et see ülesanne, millega me vastamisi seisime, oli, et kuidas teha nii, et sellel siis nagu antud juhul küsimuse mõttes ei poolel on ju, eks, et mis referendumi küsimus oli, kus meie olime, et see šanss võita oleks võimalikult hea või see tõenäoline kaotus oleks võimalikult väike. Ja siis hakkad mõtlema, et kuidas seda teed, see väga piiratud aja jooksul, siis mulle hakkas endale tunduma, et see, kuidas nagu tehakse poliitilisi kampaaniaid, et on võimalik teha palju paremini. Ja me püüdsime selle nagu süsteemselt läbi mõelda, kuidas seda saaks palju paremini teha, kui suur selle mõju oli, see on erinevatel inimestel erinevaid arvamusi, aga see oli põhimõtteliselt, mis me tegime. Ja me püüdsime teha seda nii, et me ei tee neid asju kuidagi nagu tundepõhiselt, vaid kõik, mida me teeme, peaks olema kuidagi moodi põhjendatud ja põlistatud andmetega. Andmed, jah. Ja see on lemmiksõna IT-s on üldse andmed. Ja see oli see, mis kunagi aru, mis see tähendab, et inimestel on andmed ja siis neil on andmelaod ja siis on, et kui sul on andmed, siis need võivad olla suurandmed ja siis sa saad nende käest asju teha, kui sa oskad. Ja tavaliselt keegi, seda vist ei olegi võimalik niimoodi lihtsalt seletada, et mis asjad need andmed, mis andmed sul olid näiteks? Südameks nii meil kui üldiselt selliste kampaaniate puhul on arvamusküsitlused. Et see on see, et kus sa püüad kaardistada siis inimeste erinevaid hoiakuid, sümpaatiaid, antipaatiaid ja nende alusel siis teha mingeid targemaid otsuseid, eks. Aga see viide on sul muidugi selles mõttes väga õigest kohast, et andmeid on väga mitut laadi ja see on väga mitmeid kihte selle peal ka veel, et üks on see, et meie kasutasime samamoodi põhimõtteliselt mida iganes me kätte saime. Mul on lihtne öelda, mida me ei kasutanud, mis on teema, mis tuleb regulaarselt üles, et kas te olete see järgmine Cambridge Analytica, et me ei kasutanud inimeste isiklikke andmeid, mingeid personaliseeritud, mitte midagi sellist, et kõik olid nagu arvamusküsitluste andmed on selles suhtes anonüümsed, et need on, kus ei ole võimalik tagasi viia, et kes oli vastaja.
Ja ausalt öeldes see meid ei huvitanudki. Et selle juurde me võime ka veel see, mida mina isiklikult arvan Kaja Kallasest või ma ei tea, mis iganes maailma küsimusest, see ei ole tähtis. Ehk et võib-olla siin öelda ka see, et kui me räägime sellest andmetest, siis ma enne mainisin neid kihte, et sul on olemas mingid nagu alusandmed ja me kasutasime seal muuhulgas ka näiteks Euroopa sotsiaaluuringu andmeid või mingeid, näiteks ütleme, mis on avalikult saadaval, äriregistris on erakondade siis valijate nimed ja sünniaastad, on ju, eks, et mitte valijate, liikmete. Et mingis hetkel me kasutasime neid, vaatasime korraks, et mis mustreid me sealt välja nopime. Aga mida me täna näiteks teeme, kuhu me Salgaga nüüd oleme siin selle aasta jaanuaris, me tegime lõplikult selle switchi oma andmete poole peal, et me ei kasuta enam toorandmeid analüüsimiseks, vaid me kasutame toorandmeid selleks, et treenida mudeleid. Ja mudelitega me simuleerime neid populatsioone, mis meid huvitavad, nii et me kasutame andmeid ainult nagu sellise nii-öelda sisendina, on ju. See on see, et kui ma saaksin sinu vastused mingitel asjades, mind ei huvita, mida sa mingi asjaga arvad, mille kohta sa arvad tehniliselt, sest mind huvitab see, et kuidas näiteks sinu profiil, sinu vanus, sinu haridus, sinu sugu, sinu muu taust mõjutab sinu hoiakuid mingitel teemadel ja see on see, mida ma püüan õppida. Sina oled üks andmepunkt nende tuhandete hulgas, mis siis nagu treenivad mudelit, et me saame selle alusel teha mingeid hinnanguid nende inimeste kohta, keda me ei ole küsitlenud. Okei, viimane asi veel, ma lõpetan su monoloogi ära, anname Katrinile ka sõna. Too üks näide. Ma kujutan ette, et sul oli neid andmeid vasakult paremalt ülevalt alt, eks ole, igasuguste asjade kohta ja arvatakse, et kui sul on lihtsalt andmed ühe asja kohta, väljas paistab päike, siis sa sellega väga palju nagu ei tee, aga kui sul on erinevad andmed ja sa need väga targalt ja võib-olla isegi kergelt loominguliselt kokku paned, et siis järsku, eks ole, sulle avaneb mingi täiesti uus nagu vaade, et ma ei teadnudki. Kas sa saad välja tuua mingi ühe asja või mingisuguse punkti või mingi avastuse, et võtsimegi kokku 1000 erinevat asja, on ju, ja siis me avastasime midagi, mis oli suur ja mida keegi enne ei teadnud? Sellist ühte suurt asja, ma arvan, see on väga huvitav küsimus, mille sa esitad, sellepärast, et see on hästi levinud müüt või selline nagu minu arust, kuidas ma ütlen, vale arusaam sellest, et mida nagu see andmetega töötamine sellises kontekstis tegelikult tähendab. Ehk et mina võib-olla keegi usu sellesse, mina kindlasti ei usu sellesse, et on olemas selline võimalik mõelda välja üks suur asi, mis muudab nagu näiteks valimiste tulemust, on ju, eks. Et pigem see jällegi, ma ei hakka sinna detaili minema, kui keegi tahab küsige lähemalt, on ju, eks praegu, aga see on nagu ma ei tea, tennisemänguga, sa vist mängisid ka millalgi, on ju, eks, et sa ei võida ühtegi mängu selle ühe suurepärase winneriga, mis sa lööd, sa kaotad need mängud oma unforced erroritega, et sa teed nagu tarbetuid vigu, teadmata, et miks sa neid teed või millisel moel sa neid teed, on ju, eks. Ja nüüd see andmete puhul kõige väärtuslikumad asjad kipuvadki olema minu arvates seda tüüpi olukordades need, mis lubavad sul ära hoida neid nagu lihtsaid lolle halbu otsuseid, mida sa ei peaks tegema. Mitte see, et sa näed nagu mingit sellist geniaalset asja, mida keegi teine ei näe. Aga kui sa küsisid seda, mõned sellised asjad, mille peale esimese hooga on tulnud, see on need avastused on tegelikult natuke teise nurga alt, aga ütleme, üks asi, mis ma mäletan, et mis mind nagu üllatas, oli see, et kui ma hakkasin andmeid vaatama, siis me tegime terve hulka teemasid, mida me kraadisime ja seal nende hulgas üks oli keskkonnateema, kliimaküsimused ja teine oli metsaraie. Ja see, ma mäletan seda enda jaoks, seda üllatust, et minu jaoks need kaks asja on omavahel seotud. Aga kui sa vaatad üle Eesti elanikkonna tervikuna populatsioonina, siis nendel on väga nõrk omavaheline korrelatsioon. See on niisugune korrelatsiooni koefitsiendina, kui statistikaga räägite, et kui küsite, et mis see on, siis see on umbes selline 0,17, 0,19, mis on nõrk positiivne korrelatsioon. Ja see oli mu jaoks esimesena üllatus, aga see õppetund sealt oli see, et kui sa vaatad nüüd sügavamalt andmetesse sisse, siis sa ühtäkki saad aru, miks see nii on. Et miks need kaks asja omavahel seotud ei ole või millisel moel nad ei ole seotud. Sellel on jällegi pikem vastus, lühike vastus on see, et sa pead arvestama sellega, et need hoiakud on heterogeensed. Et sul on erinevatel inimestel, nad käivad erinevat moodi koos. Ja see asi, mis tavaliselt ka inimesi üllatab, et kui te mõtlete, Eesti meedias on nagu praktiliselt truism, et meil valitsevad mingid metsasõjad, et inimesed on metsaraie osas nagu pooleks, et ühed on poolt, teised on vastu. Raiemahud on üks kõige suurema konsensusega teema üldse Eesti poliitikas. See on eestikeelsetest vastajatest umbkaudu, see natukene kõigub, varieerub, on 84-85% inimesed arvavad, et metsa raiemahtusid tuleks piirata.
Aga nüüd huvitav asi on see, mida tavaliselt enamus eestikeelseid inimesi ei mõtle selle peale, on see, et venekeelse elanikkonna seas on see toetus veel suurem. Et venekeelsetest elanikest on umbes 87-88% arvavad, et peaks raiemahtusid piirama. Ja nüüd siin esiteks on palju küsitakse, et miks või kust see tuleb, see on erinevaid teooriaid selle kohta, et äkki venelastel ei ole oma majandusmetsa ja nii edasi, mis võib ka olla õige. Aga minu jaoks on nagu veenvam asi see, mida ma olen korduvalt öelnud, et mulle tundub, et see küsimus on selles, et eestlane loeb Mikit, et venelane käib seenel. Et see on, kui sa vaatad, venelast on täiesti selline nagu aegvid metsades, sa kohtad väga palju venekeelt kõnelevaid inimesi, seenehooajal ja nii edasi. Ja nüüd teine pool seal, miks see korrelatsioon nõrk on see, samal ajal, kui sa võtad ja vaatad näiteks Eesti kaarti selle osas, kuidas on hoiakud kliima suhtes, siis Ida-Virumaa joonistub täiesti selgelt välja. Sest seal on väga tugev põlevkivitööstus, seal on väga palju, mitte ainult see tööstuse asi, see ei ole jälle ainult see, et inimesed kardavad töökohtade pärast, vaid jällegi, kui sa vaatad kõrghariduse järgi, kus on kõige rohkem kõrgharitud inimesi, Tallinn, Tartu ja Ida-Virumaa, sest seal on väga palju mäeinsenere, kõrghariduse inimesi, ja nende inimeste vaated kliimale on teistsugused. Ma ei ütle siin, ma ei taha lihtsustada, et millised täpselt on ju, aga nad tõmbavad lahku. Ja nüüd näiteks, kui sa võtad nagu Tallinna Kalamaja kõrgharitud naisvastajad küsitlustes, väga domineeriv grupp, mis alati esimesel täis saab, et siis seal mets ja kliima korreleeruvad. Kui sa võtad Ida-Viru mäeinsenerid, siis mets ja kliima korreleeruvad negatiivselt. Ja see tähendab, et üle kogu populatsiooni see signaal on nõrk. See oli nüüd siis pikk, mitte väga detailne, aga vastus. Selge. Katrin, sina tegeled hästi palju sellega, et mida ja kuidas inimesed internetis on, mida nad seal teevad, mis jälgi nad enda oma isiksusest sinna jätavad ja miks see nii on ja miks nad käituvad ühte või teistpidi. Ja ma olen väga paljudes seltskondades sattunud ikkagi viimasel ajal vaidlema või kuulma, kuidas inimesed ütlevad, et mingites asjades, protsessides, mis maailmas toimuvad, mis meile võib-olla ei pruugi meeldida, nagu ma ei tea, Donald Trumpi esilekerkimine või mis iganes muud asjad, et meedia, et ajakirjandus tegi selle, eks. Et see Trump on mingi mõttetu tola, aga et meedia kogu aeg ju kirjutab temast, eks ole, ja ega keegi ei oleks ju hääletanud tema poolt, kui ajakirjandus ei oleks teda nii üles puhunud. Ja minul tekib siis alati tunne, et mina ei tea, et ma käisin ülikoolis, eks ole, Lauristini loengus või Hallemma loengus on ju, ja mulle ikkagi tehti selgeks, et ajakirjandus on ühiskonna peegel, võib-olla kõverpeegel, aga ta ei saa iseenesest luua midagi, mida inimesed ei taha ja tekitada ühiskonda nagu pikaks ajaks midagi, mida tegelikult ei ole olemas. Et siis ma olen alati proovinud neile seletada, et ei ole nii, et nüüd meedia on süüdi, et kui ajakirjandus ei kirjutaks nendest asjadest, et siis seda ei toimuks, on ju. Mida sina, kas on võimalik, kui me räägime valimiste mõjutamisest, inimeste mõjutamisest, sõltumata nüüd nendest andmetest, kas on võimalik läbi meedia, läbi sotsiaalmeedia, läbi mingite kampaaniate luua mingisuguseid hoiakuid, ma ei tea, viia valimiste võitjaks keegi mingi platvormiga, mingi sõnumiga, mida tegelikult üldse enam enne ei olnudki, me tekitasime tühja koha pealt nõudluse ja inimesed läksid hulluks ja valisidki kellegi kuhugi ära. Kas see on võimalik või peab olema ikkagi selline hõõguv vajadus kuskil, mida me võib-olla ei näe? Jah, tere minu poolt ka ja aitäh kutsumast. Sellel on siuke mõnes mõttes jah ja ei vastus. Et me oleme ju näinud igal pool maailmas olukordi, kus terve hulk inimesi on üllatunud sellest, mis on valimistel juhtunud ja ei oleks osanud seda ennustada ja siis nii-öelda nagu tagurpidi analüüsides on küll seostatud sellega nii ajakirjandust kui sotsiaalmeediat. Aga teisest küljest, kui jällegi siis nagu veel pikema ajalooga neid asju analüüsida, siis tuleb sealt alt ikkagi välja see enamasti kas mingi vajadus, rahuldamata vajadus, aga sagedamini mingi selline süsteemne pettumus. Ehk et kui valimistel toimuvad sellised ootamatud ja ütleme siis võib-olla mõnede jaoks ootamatult populistlikud muutused, ehk et valituks osutub keegi, kellele just nagu ei ole väga palju mingit poliitilist või kultuurilist kapitali või kellel ei ole mingit sellist nagu isegi mingit väga selget või koherentset platvormi või ideoloogiat, vaid on rohkem selline pilla-palla teravike vahel heitlemine ja ärplemine, et see enamasti
toimib olukordades nende gruppide peal, kes on süsteemis pettunud. Ehk et neid on erineval ajal nimetatud heitunuteks või siis ilmajäetuteks ja erinevatel ajahetkedel on räägitud ka erinevate gruppide nii-öelda nagu survestatuse tundest, et kui vahepeal on räägitud sellest, et kes on vähem jõukamad või vähem haritumad, siis nüüd viimastel aastatel on räägitud näiteks keskealise valge mehe heitumuse tundest, sellepärast et just nagu on mingi avalikus keskustelus toimunud nihe. Mingid naisprofessorid on tekkinud meile, ma ei tea, täpselt, kes tuleb, istub siin, räägib, kuidas mina peaks elama. Just, mida ma ei ole öelnud ja ei kavatse ka öelda. Aga et mis selle taga on see, et need kõik asjad korraga peavad olema, et sul on vaja seda nii-öelda nagu sobiliku kokteili. Sul peab olema mingisugune grupp, kes on avatud teatud sorti sõnumitele ja siin on kahjuks see lugu, et me oleme nüüd mitusada aastat olnud seda nii-öelda ratsionaalse tegutseja usku. Selle ratsionaalse tegutsejaga on see probleem, et teda pole kuskilt võtta, sest ka need meist, kellele meeldib endast mõelda ratsionaalse tegutsejana, et kui me tegelikult vaatame teadusuuringuid, siis hästi palju me ikkagi otsustame kiiresti, nii-öelda selle põlvejõnksu pealt, kõhutunde pealt, emotsionaalse reaktsiooni pealt, mingisuguse sellise nagu idealismi pealt, et ma tahaks olla parem, kui ma olen. Ja siis ma otsustan selle põhjal, milline inimene ma tahaks olla, ehk siis sellise nagu püüdluse pealt, unistuse pealt, soovi pealt samastuda kellegiga. Ja see tähendab seda, et neid asju on kommunikatsiooniga võimalik väga hästi manipuleerida või mõjutada või ütleme intensiivistada inimese tõenäolist reaktsiooni, just seda emotsionaalset kõhutunde reaktsiooni. Ehk et kui ma iga sõnumi puhul ma valin, kuidas ma seda raamistan ja millele ma keskendun. Ja ma võin keskenduda siis sellele asjale, mis suurema tõenäosusega selles nii-öelda tundlikus auditooriumis tekitab närvilisuse või hirmu või viha või vastumeelsuse, mis on väga tugevad emotsioonid, mis väga tugevalt mõjutavad käitumist. Või ma võin raamistada selle nii, et see on see sama sõnum sisuliselt, kui ma selle info võtan sealt, aga ta on raamistatud nii, et ta sellel tundlikul grupil ei tekita mingeid tundeid. Ta tundub nii-öelda nagu mitteinfona või mingi sellise asjale, et aga ma juba teadsin seda. Tarmo? Mul on siia otsa kohe üks selline hea illustratsioon. Üks asi, mida me oleme siin nagu ka eri aegadel natukene proovinud, on selline küsitlusformaat, mille ingliskeelne nimi on split ballot, mis siis sisuliselt tähendab seda, et sa, kui see on 1000 valim, mis on niisugune standard küsitlusuuringu valim, et siis sa pooltele neist annad selle küsimuse ühes sõnastuses ja pooltele teises sõnastuses. Ja sellega, kui sa seda õigesti teed ja randomiseerid, sul on võimalik sealt nagu päris palju infot välja noppida, jällegi vaadata seda, et millisel moel mingi sõnastus kedagi kuhugi poole nihutab, on ju, eks. Ja me tegime selle küsitluse, mille ma praegu viitan, eelmise aasta vist novembris, suhteliselt värske isegi praegu veel endiselt. Ja näiteks ühe näitena me küsisime seda, see on nüüd veel terminina jällegi, see on split ballot on see, kus sa oled pooleks ja siis teine asi, mida ma kasutan praegu mainin, on see, et me tegime sellise spetsiifilise küsimuse formaadi nagu double barrel või kaheraudne küsimus, kus sa esitad nagu 2 komponenti koos ja see, millele ma esmalt viitan, on see, et me küsime kõigepealt, kas vastaja arvates tuleks Eestis kehtestada automaks. See on see, kus sa saad oma vastused, on ju, ja siis teine, see double barrel küsimus seal on see, et kas vastaja arvates tuleks kehtestada Eestis automaks selleks, et vähendada keskkonna saastava transpordivormide kasutamist. Ja see on nüüd selline klassikaline nagu suunav või double barrel küsimus, kus see double barreli probleem on see, et sa saad sealt segase signaali, et inimene võib pooldada automaksu kehtestamist, aga mitte selle pärast, keskkonna asjade pärast nii edasi, aga ootuspäraselt see keskkonnakomponent töötab ja üle populatsiooni selle efekt on umbes 15% punkti, mis ta nihutab hoiakuid, on ju, eks, ja see ei ole väike. Aga teine näide, mis ma tahan siia tuua, mida me muuhulgas ka sellel samas asjas testisime nii-öelda tagasivaatavalt, sest mul oli seal üks hüpotees, oli see, et me testisime abieluvõrdsuse teemalist küsimust, kus me esitasime ühelt poolt küsimuse pooltele inimestele küsimuse ja see oli samal hetkel esitatud, on ju, samade
nagu sotsiaaldemograafiliste profiilidega. Esitasime küsimuse selle kohta, et kas vastaja arvates peaks samast soost paaridel olema õigus abielluda. Ja selle tulemuseks oli põhimõtteliselt vastus 50-50, et poolt vastu, nii nagu ta on, et noh, see hoiakud on pooleks. Tehniliselt vist oli marginaalselt natukene, oli poolt rohkem, on ju, eks, aga põhimõtteliselt see oli 50-50. Ja siis me esitasime lihtsalt huvi pärast selle küsimuse, mis oli referendumi küsimus, mis siis mäletatavasti oli see, et kas vastaja arvates peaks abielu jääma Eestis mehe ja naise vaheliseks liiduks. Me lisasime sinna veel ainult mehe ja naise vaheliseks liiduks, sest see algne küsimus on selles suhtes jabur, on ju, eks, et kui minu käest keegi küsiks, et kas peaks jääma mehe ja naise vaheliseks liiduks, kui ma ütlen ei, kas siis tähendab, et, noh, et ei tohiks jääda mehe ja naise vaheliseks liiduks. Ikka võiks jääda, on ju, eks, lihtsalt me panime täpsustasime, et kas ta peaks olema ainult mehe ja naise vaheline liit. Ja selle tagajärg oli see, et isegi täna on ju, eks, kui ma õigesti mäletan, see tuli selline, no ütleme umbes 65-35. 65% inimestest arvavad, et peaks jääma. Ja seal on nüüd mitu asja, mis seal mängib, on ju, eks sees. Üks asi nendest näiteks on noh, kui sa enne küsisid siin inimeste käest, et tõstke käed, et kes teavad, et valimised on tulemas. See on väga halb küsimus selles mõttes, et ma sain aru, ma ei küsinud seda. Aga miks see on halb küsimus? See on samamoodi halb küsimus nagu see, kui ma küsiksin teie kõigi käest, tõstke käed, kes te lähete valima. Esiteks muidugi see ei ole representatiivne valim siin, et siin tõenäoliselt ongi rohkem inimesi, kes päriselt lähevad valima. Aga nali on see, et kui sa seda küsid üle populatsiooni, siis Eestis sa tavaliselt saad 85% inimestest, kes ütlevad, et nad lähevad valima. Mis üldse ei klapi sellega, kui palju inimesi tegelikult läheb valima. Ja eriti huvitav on see, et kui sa esitad selle küsimuse ja vaatad inimeste vanused, me isegi küsisime korra nii, et kas sa eelmistel valimistel käisid valimas, eelmistel Riigikogu valimistel, ja sealt oli 2 aastat oli eelmistest Riigikogu valimistest, ja meil valimis oli vist, kui ma õigesti mäletan, 3 või 4 18 aastast vastajad, kes ütlesid, et nad käisid. Ja noh, see, miks sellised asjad juhtuvad, seal on erinevaid põhjuseid, aga nüüd ma tulen tagasi, miks see küsimus, et kas te teate, et on valimised või kas te käite valima, selle probleem on selline asi, nagu on social desirability bias, et te kõik teate, mis on õige vastus sellele, mis on sotsiaalselt aktsepteeritav vastus. Et sotsiaalselt aktsepteeritav vastus on see, et inimesed on head kodanikud, käivad valimas ja nad teavad, millal valimised on. Ja see tähendab, et te kaldute rohkem keskmiselt ütlema jah sellele küsimusele. Lisaks mängib seal rolli veel selline asi nagu acquiescence bias, kus tähendab, et inimesed kalduvad jah-ei vastuste puhul pigem nõustuma küsijaga. See on meie sotsiaalses olemuses. Ja jällegi see on huvitav asi, see bias või see kalle on tugevam telefoniintervjuudes kui veebis. Veebis sa saad ausamaid vastuseid, kus inimestel ei ole seda nagu personaalset tunnet, on ju, eks, aga veebivalimitel on teistsugused kalded, on ju, eks. Ja noh, see on see, et miks see küsimus oleks olnud problemaatiline. Aga nüüd tulles korraks veel tagasi selle abielu küsimuse juurde, seal mängib mitu asja rolli. Esiteks see on acquiescence bias, inimesed tahavad olla nõus sellega, et abielu võiks jääda mehe ja naise vaheliseks liiduks, on väga lihtne vastata sellele. Sa ei mõtle läbi tihti, mis see nagu nii-öelda see teine pool selles on, eriti kui sa vastad õhtul, nii et sul mida õhtul päeval keegi helistab sulle Norstatist ja küsib, et kas on aega vastata ja siis sa tegeled muude asjadega, sealt muude asjade vahelt kiirelt ütled ära, et need on põlvereaktsiooni nagu vastused, need samad Daniel Kahnemani kiire mõtlemise asjad. Daniel Kahneman kahjuks lahkus meie seast kõik, et ma loodan, et te kõik panite tähele seda kurba sündmust. Sotsiaalselt aktsepteeritav on tõsta praegu käsi, me kõik teadsime seda. Aga, ja seal lisaks mängib siis nüüd rolli ka see, on ju, eks, et sul on võimalik, et see, kui sa raamistad seda nagu mingi ühiskondliku institutsiooni säilimise raamis, mis on see, et kas peaks jääma mehe ja naise vaheliseks liiduks, on üks, või sa raamistad seda võrdsete õiguste küsimuses, siis inimesed, sama inimene samale küsimusele vastab põhimõtteliselt nagu veerandi jagu erineval moel. Jah, et ma saan aru, et teatud kultuuriruumis on sotsiaalselt aktsepteeritav arvata, et Vladimir Putin peab saama presidendiks ja sõjas tuleb olla rahu poolt. Aga Katrin, kui me nüüd võtame need andmed, et Armo teeb tööd, paneb kõik need kokku, saab teada metsad ja kõik muud asjad, mis sealt välja tulevad. Ma teen väikse kasutajana, teen sotsiaalmeedia lahti täna. Ja ma näen seal hästi palju asju, inimesed kirjutavad, osad on professionaalsed suunamudijad, tahavad müüa mingit oma, ma ei tea, raamatut või mingit vidinat, on ju, nemad ajavad mingit oma rida, see just nii peab elama ja just see on parem, on ju. Või on poliitikud, kes põhimõtteliselt tundub, et vedavad päevi kuskil Facebookis ja kuskil sõimendes ja sõneledes ja kommenteerides, on ju. Ja siis on mingisugused sellised, ma ei teagi, kas ma julgen öelda, Tarmo-sugused kahtlased tüübid, kes nagu võib-olla on seotud mingisuguse poliitilise protsessiga ja võib-olla ei ole. Eks, et ja mine siis võta kinni.
ja siis on hulk nii-öelda mingi tavalisi inimesi, kellel on lihtsalt mure või lõid hommikul varba ära ja neil on halb tuju ja nad kirjutavad midagi. Ja see kõik on selline ujuv asi. Et kas sellest, et me nüüd võtame sotsiaalmeedia lahti, loeme seda, võib-olla isegi analüüsime mingit sõnumite kaale ja et mis seal nagu toimub, kas on võimalik kraadida ühiskonda, kas see üldse näitab midagi? Sest minu jaoks on lihtsalt segadus. No sellega on see küsimus, et seni kuni see seal nii-öelda nagu kohub inimese jaoks. Seni on see elu. Ta on küll nagu mingisuguse eraettevõtte poolt loodud taristu sees ja selle kujuline elu, aga põhimõtteliselt on elu. Andmeteks ta muutub siis, kui keegi nii-öelda andmestava pilguna või andmestava kulbiga võtab sealt välja need. Ja need on siis selle andmestava kulbikujulised. Ehk et see nagu kraadimine või kaardistamine ongi siis see, et kas su uurimisküsimus ja see, kuidas sa sealt andmed välja võtad, ikkagi tegelikult ka klapivad. Ja see on üsna keeruline ja väga sageli nad ei klapi. Ehk et küsimus on siis selles, et minu voog ja sinu voog, isegi kui meil on hästi palju ühiseid sõpru, on ikkagi erinev. Kui me vaatame mingisuguse teema viite sees, ehk siis nii-öelda seda hashtag auditooriumit, see on hoopis teine lugu. Kui me vaatame mingisuguste statistiliselt oluliste või populaarsete sisuloojate või lehekülgede või postituste võrgustikku, see on mingi teine versioon. Need on kõik erinevad pildist sellest nii-öelda elust. Ja küsimus on selles, et kas see, mis ma arvan, et ma väidan selle põhjal ja see, mida ma tegelikult selle põhjal saan väita, on see sama asi. Nüüd see on üks osa sellest probleemist. Teine osa sellest probleemist on see, et kõik asjad, kus inimestel on oma isiklik anekdootlik kogemus, seal nendel on oma arvamus sellest, et mis seal toimub ja siis nad saavad olla sinu tõlgendustega kas nõus või mitte nõus. Aga saavad ka neid nii-öelda siis, ütleme siis, sotsiaalmeedia on infokeskkonnana või suhtluskeskkonnana selline pidevas nii-öelda nagu beta testimises keskkond. Et kõik, eriti muidugi need, kellel on mingisugused konkreetsemad huvid või mingi konkreetsem motivatsioon, kas teenida raha või mõjutada teiste inimeste seisukohti või harida inimesi või mida iganes, vaatavad pidevalt, mis teised teevad, kuidas inimesed reageerivad ja pidevalt timmivad iga päev natukene midagi ümber. Ehk et ta on ka, ütleme, inimeste uurimine on alati jooksva sihtmärgi taga jooksmine, aga see sotsiaalmeedia on ülikiirelt sellistes mikroskoopilistes osakestes pidevalt muutuv selline elus supp. Et kas selle põhjal on midagi võimalik öelda? Muidugi on. Kas selle põhjal öeldakse sageli asju, mis on kuidagi valesti, aga kõlavad veenvalt? Absoluutselt. Mis on nende kahe suhe? Võt see on juba keerulisem küsimus, et kui palju asju on nii-öelda nagu tegelikult ka üsna tõesed ja kui palju asju on sellised, mis meile kõlavad veenvalt. Ja nad ei pruugi meile kõlada veenvalt sellepärast, et nad tõestavad seda, mida me tahame, et tõestataks, vaid nad võivad kõlada meile sageli veenvalt sellepärast, et see on õudne ja hirmutav see lugu, mida meile öeldakse. Ehk et mida hirmutavam lugu, seda suuremal osal inimestest tundub, et see peab olema küll tõsi. Et kõik on halvasti, nutiseadmed muudavad laste aju ehitust, mis on siin nüüd viimase nädala fantastiline uus tehnopaanika, millega tegeleda. Valimisi mõjutatakse, kõik elame kõlakambrites. Kui me vaatame reaalseid uuringuid, kus on üritatud erinevate, kas siis statistiliste meetoditega või suurandmete meetoditega või kvalitatiivsete meetoditega neid asju mõõta, siis ükski neist ei ole niimoodi mustvalgelt tõsi. Et kas kõlakambrid on põhimõtteliselt olemas nähtusena? Jah. Kas enamik meist elavad kõlakambrites? Ei. Kas see, et enamik meist ei ela kõlakambrites, tähendab, et enamikel meist ei ole ühte nendest 8,5 platvormidest, mida me kasutame ja üks väike mingi grupp või teema, millega me seal tegeleme, et me seal ei ole kõlakambris, siiski jälle ei. Ehk et sellest on mõtet mõelda võib-olla, ma ei tea, mingi sellise DJ puldina, et mitte, et kas on või ei ole, vaid et kus sina ja kus on enamik inimesi ja kus on valimiste jaoks olulised haavatavad grupid nendes asjades. Ja, ma ei tea, võtame näiteks ma mõtlen, kevad tuleb, tõuksid on jälle tänaval. Nüüd hakkab jälle andmine kindlasti peale. Et kui ma teen sotsiaalmeedia lahti, võib-olla loen 2 tundi oma voogu ja ma ei tea, võib-olla panen mingi otsingusõnu sinna sisse ja katsun saada siis nagu pilti ette, et mida siis inimesed arvavad nendest tõuksidest. Ja nüüd ma saan mingi pildi, eks ole, mul tekib mingi tunne.
ja võib-olla see tunne on, et no see tõuksi oma, see, nagu kõik ju vihkavad neid, eks ole, et õudne häda on nendega. Siis see ju võib olla, et ma olen leidnud üles sotsiaalmeediast hoopiski need inimesed, kes tahavad mõjutada ühiskonda, mõjutada lugejaid arvama, et tõuksidega on igavene jama. See võib olla, et ma olen leidnud üles, et päriselt inimesed arvavad, et need tuleks ära keelata, nendega on jama. Ja see võib olla, et ma olen leidnud üles mingisuguse mulle algoritmistatud variandi sellest, mis sotsiaalmeedias toimub, et nendega on igavene jama. Ehk ma tegelikult ei saa ju lugejana otsustada, eks ole, et kas ma nüüd nägin, et kas inimesed päriselt arvavad nii, kas see on mingisugune käputäis inimesi, kes üritavad inimesi panna arvama, et see on nii, või kus on see selline mõjutamise ja mõjutatava ja päris avaliku arvamuse nagu suhe selles kogu selles supis? Siin on võib-olla kaks olulist või sellist kasulikku mõtet veel. Üks on see, et interneti alguse aegadest alates räägiti sellest 1% ja see 1% on muidugi liialdus, aga sellise metafoorina mis 1% teeb? Ehk et 1% toodab sisu ja ülejäänud lihtsalt loevad. See tegelikult muidugi ei ole nii, aga see mõte, et vähemus on see, kes aktiivselt räägib ja enamus on see, kes kuulab ja loeb ja tänapäeval on mõistlik tegelikult rääkida seal vahel veel sellisest siilust, kes on see nii-öelda remixija. Ehk et kes jagab edasi, lisab sinna mingi kommentaari või lükkab selle kuhugi mingisugusesse väiksemasse kinnisesse või poolkinnisesse gruppi, raamistab selle mõtte seal võib-olla ümber, need ka. Aga põhimõtteliselt, et kui me vaatame ainult neid nii-öelda ütlusi, siis on terve hulk inimesi, kes kasutavad väga aktiivselt sotsiaalmeediat, aga nende ütlused on vähe nähtavad, sest nad toimivad mingites mitteavalikes voogudes. See on üks osa ja teine asi on, et Tarmo siin juba rääkis nendest erinevatest kognitiivsetest kallutatustest, mida on hästi palju, mis mõjutavad seda, kuidas inimesed uuringutele vastavad, aga mõjutavad hästi palju ka seda, kuidas nad otsustavad, millisel teemal näiteks sotsiaalmeedias sõna võtta ja kuidas tõlgendada seda, mida nad sealt loevad. Ja üks nendest on näilise konsensuse selline kallutatus. Ja see tähendab seda, et mida marginaalsemad on minu vaated, ehk et mida vähem tavaliselt inimesed on minuga nõus, ja? Siis seda rohkem mõjub mulle see, kui mingi väike hulk inimesi on minuga nõus. Ja selle peale ma otsustan, et märksa suurem hulk inimesi, kui tegelikult on minuga nõus. Mul tekib tunne, et kõik on minu poolt. Ma olen jäge tähtis. Et ma olen leidnud omale lõpuks ometi on inimesed näinud valgust. Lõpuks ometi ma olen leidnud need päriselt arukad ja targad inimesed, kes saavad aru, et X, Y ja Z ja seetõttu ma nii-öelda, see võimestab ja jõustab mind rääkima sellest rohkem valjemalt, rohkemates kohtades. Mulle võib hakata isegi tunduma, et see on minu nii-öelda ülesanne elus levitada seda sõnumit, sellepärast et tundub ju, et hakkab nii-öelda nagu nihkuma või muutuma see. Meid on juba 3, juba läheb. Ja need jällegi ei tee seda, ütleme siis nii, et eriti Eestis ja ütleme Lääne-Euroopa riikides, Põhja-Ameerika riikides, kus interneti penetratsioon ja sotsiaalmeedia kasutajate osakaal on nii kõrgem kui 80%, sisuliselt me ei saa öelda, et sealt ei saa uurida avalikku arvamust. Aga me peame arvestama, et ta on, ütleme siis esiteks selle taristu nägu ja teiseks, et sealt me peame siis, nagu Tarmo rääkis nendest kihtidest, et me saame küll väga hästi sealt kätte igasugustele küsimustele vastata, aga mitte lihtsalt nii, et ma korraks vaatan. Sellepärast, et see korraks vaatan on omade mingite kallutatustega, aga kui ma vaatan niipidi, naapidi nende populaarsete kontode kaudu, vaatan kommentaare, vaatan mingeid neid jagamisvõrgustikke, joonistan kefis neid karvapalle sellest, et kes on kellega seotud, siis küsin kellegi käest midagi, siis võtan sealt veel ja panen need kokku, siis ma saan üsna hästi küsimustele vaadata. See, millest sa räägid, seda vähemasti tehnoloogia maailmas paljud inimesed teavad väga hästi, see on see väike hulk lärmakaid kasutajaid tüüpi probleem, on ju. Et kus nagu nõuavad sinu tootele või teenusele mingisugust spetsiifilist asja, ma ei tea, mingisugust nuppu, on ju, üks lõputu jauramine käib kuude kaupa, et miks ei ole ja lõpuks võib-olla isegi tuleb Delfi ja kirjutab artikli, et see nupp on puudu sinu äpist. Ja siis, eks ole, siis sa teed selle, hoiates selle nupu ja selgub, et kedagi ei huvitanud, et oligi 3 inimest. Ja Tarmo?
Jah, ma nopiksin siit selle koha pealt selle palli üles ja ütleks, et see on väga teada asi mitte ainult nagu tehnoloogias või ta on inimkäitumises selline hästi tuntud küsimus. Ja ma just veidi aega, mingi paar kuud tagasi kuulsin ühe hästi huvitava kaasuse Eestis selle kohta, et siin Taavi Kotka vist on teinud seda koos tokenite asja, et kus sa saad nagu osalust jagada mingites projektides. Ja see oli alguses mõeldud teist laadi asjadele, aga ma kuulsin, et seda väga huvitaval moel testiti tuuleparkidega, tuuleenergiaparkide puhul, kus on hästi levinud teadaolev probleem, on NIMBY, et kohalik kogukond on vastu, eks, ja siis proov oli see, eks, et öeldi kohalikule kogukonnale, et tulge sellele arutelupäevale, kus me räägime, mis me teeme, ja kõik, kes tulevad, saavad need osalustõukeneid, eks. Ja nüüd selle tagajärg oli selles mõttes huvitav, et või ütleme, ma ei tea, kas teie jaoks sama ootamatu kui minu jaoks, seal ma ütlen ära, et siis arutame, kuidas on. Tagajärg oli see, kellegi arvamus ei muutunud. Kes olid vastu, olid endiselt vastu, kes olid poolt, olid endiselt poolt, aga need, kes olid poolt, ei olnud enam vait. Ja see on fundamentaalne asi. Sest muidu sul on see, et nagu Katrin, sa enne mainisid, negatiivsed emotsioonid on need, mis käivitavad inimesi hästi palju, eks. Need on need inimesed, kes tulevad kohale, karjuvad väga palju häälega siia, mitte mingil juhul üle minu laiba, tehke Ida-Virumaale oma tuulepargid, eks, ja kõik see muu, ja need, kes ütlevad, et mis siis, et võiks ju olla ja et äkki on siin nagu aitab meid kõiki ja on meie kohaliku majandusele hea või mis iganes, need ei vaevu kohale tulemast, mõtlevad, et las inimesed ehitavad, eks, et mul ei ole seal vaja nagu minna sõdima selle eest. Ja see on laialt kehtib üle väga paljude asjadeks, et see negatiivsus, see vastu olemine mobiliseerib inimesi palju tugevamalt, see on palju nähtavam asi, ja see vaikiv nõusolek, see on sageli hästi oluline võitev strateegia, on teha see nähtavaks lihtsalt, eks. Ja see muudab kogu dünaamikat üle välja, seda, kuidas inimesed arvavad, et mismoodi selle mingi konkreetse küsimuse hoiakud jagunevad. Ja, ma vaatan praegu, kuidas Hispaanias üritatakse mitmes linnas reguleerida Airbnb-d. Ja näiteks mõnes linnas on ikkagi niimoodi, et vanalinna elukohtadest või korteritest üle 50% kaugelt on juba lühiajalises rendis ja see lööb, eks ole, kohalikud üürihinnad üles, vanalinn muutub mingiks Disneylandiks sisuliselt, rahvas jookseb sisse välja ja loomulikult osades valijates on suur pahameel ja ma saan aru. Teisest küljest, linnavalitsused, kes võiksid sinna mingid piiranguid peale panna, nad ei kipu seda tegema, sellepärast et see rahva turistivool, mis tuleb linna, see on töökohad, eks ole, sisuliselt see on eksport. Inimesed jätavad sinna oma raha, ja katsu sa sellest siis ära öelda. Ja kolmas seltskond on ju veel, kes on nende korterite omanikud. Ehk et see on selline muutuste juhtimine, et kui sa tood need samad tõuksid tänavale, siis mulle meeldib nendega sõita, aga ütleme, see minu kasu on suhteliselt vähene sellest. Aga kui ma ikkagi panen oma korteri Airbnb-sse ja tõmban sealt 10-15 000 eurot võib-olla kuus välja tipphooajal, siis mul on väga tugev insentiiv olla järsku nagu kogu selle muutuse poolt, eks ole. Mul on oma käpp ju nagu sees. Aga meil on siin 10 minutit jäänud lõpuni ja me ei saa AI teemast, ma arvan, siin üheski paneelis mööda. Kui me räägime sellest potentsiaalsest, ma ikkagi täna ütlen veel potentsiaalsest AI revolutsioonist, kus sisu tootmine muutub, ütleme, see hind läheneb nullile, eks ole. Ta ei ole täna kallis, aga AI-ga ta läheneb nullile ja ma võin seda genereerida ei tea kui palju, tuulikute poolt vastu ja mis iganes teha, Kas see muudab nagu mängu kõike või kas see muudab näiteks, Tarmo, sinu tööd või see muudab, Katrin, sinu arvates seda, kuidas inimeste hoiakud kujunevad ja mis pilt meile meediast üldse sotsiaalmeediast vastu hakkab vaatama? Tarmo. Ma ütleks 2 kommentaari siin. Esimene on see, et iga kord, kui AI-st juttu on, siis minu arust peaks siin veidike täpsemalt piiritlema, millest juttu on. Vaikimisi viidatakse viimasel ajal, mulle tundub, selle suurtele keelemudelitele, aga AI on palju laiem. Et selle laiema, avarama tähenduse alla võib mahutada kogu masinõppe. Ja seal on jällegi omakorda väga palju erinevaid arusid ja asju, eks, et mis ka kõik arenevad väga kiirelt, lihtsalt praegu see nagu see ChatGPT on all the rage, et see on see, mida kõik... me kardame seda frontendi poolt nagu rohkem. See, mida sina räägid, on see backend, kus niikuinii ma saan aru, et targad inimesed toimetavad ja seda on alati tehtud, aga
aga see, et ma võtan tekstikasti lahti ja ütlen, et genereeri mulle jama. Ja sellega nüüd teine seotud asi on, et siin on üks minu suuri lemmiktsitaate läbi aastate, Roy Amara, see kuulus tähelepanek on ju, eks, et iga uue tehnoloogiaga me kaldume ülehindama selle lühiajalist efekti ja alahindama pikaajalist. Ja seal on omaette põhjus, miks on ju, sest see pikaajaline efekt rullub lahti olukorras, mida see uus tehnoloogia muudab seda maailma, milles ta hakkab mõju avaldama. Ja praegu me oleme selles algushetkes, kus see muutus veel ei ole toimunud või realiseerunud. On ju, eks? Ja see tähendab, et me näeme, pöörame ebaproportsionaalselt palju tähelepanu just nimelt sellele, et ChatGPT-ga saab toota contenti, mis on null. See on nagu interneti kassipildid. Et see on asi, et mida on lihtne teha, see on lihtne näha, on ju, eks? Ja selle mõju tegelikult, mina arvan, on suhteliselt marginaalne. See ei ole tegelikult oluline asi. On terve hulk olulisi asju, mida ka suured keelemudelid lubavad teha ja mida juba täna testitakse ja proovitakse ja millega meiega siin katsetame, ütleme praegu. Aga see läheb ju nüüd jällegi tehnilisemaks jutuks ja seal on see, et mida sul võimaldavad need suured keelemudelid. Ma püüan selle hästi lihtsalt öelda, eks, et see on selline tavaline eristus, akadeemias ka inimesed kipuvad tõmbama hästi selget eristust kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete meetodite vahel. Ja siis see üldine ütlus on see, et kvant on hea, aga ta on piiratud selles mõttes, et kui sa tahad ikkagi päriselt inimesest aru saada, sa pead minema intervjueerima ja sa pead temast aru saama, et sinu nagu see mudel peab olema semantiline, et sa saad nendest tähendustest aru, väärtustest, mis inimesed sinna taha panevad. Ja see on asi, mida siiamaani selliste nagu statistiliste meetodika on tõepoolest olnud piiratud teha. Eks. Aga ma tahaksin öeldagi just seda juhtida tähelepanu, et täna on suured keelemudelid väga, ma ütleks, ikkagi täiesti hägustavad seda piiri, sest põhimõtteliselt see keelemudeli aluseks on lineaaralgebra, et see on vektorarvutused, mis seal nagu embeddingute tasemel toimub. On, eks. Ja tuleb välja, et kui sul on piisavalt mitmedimensionaalsed vektorid, et siis sul on see kvantitatiivne suudab kvalitatiivset sisu väga hästi hallata. Ja see lubab meil vaadata sisse ja töötada kvantitatiivsete vahenditega, mille eelis on suur skaala ja võrreldavus ja kõik nii edasi, need ulatuvad kohtadesse, kuhu need kvantitatiivsed varem ei ulatunud, kus oli arvamus, et peab selleks tegema fookusgruppe. On ju, eks. Ja fookusgruppide analüüs oli see, mida tehti nagu, mida tõenäoliselt Lauristin ja Vihalem sulle ka ülikoolis rääkisid, diskursuse analüüs, et sa istud nagu paberi ja pliiatsiga, joonid sõnu alla ja kodeerid neid. See on täna, mis on sul eeltreenitud mudeliga, sa treenid mudeli spetsiifiliselt selleks otstarbeks ja lase sealt läbi nagu gigabaitidena materjale. On ju, eks, mida ükski inimene diskursuse analüüsiga kvalitatiivset meetoditega kunagi ei jaksa teha. Ja see on asi, et kus mina praegu vaatan kõige suurema huviga, et need on need nagu selle nii-öelda suurte keelemudelite puhul kõige lubavam. Aga mis selle nagu järelm, ma ei tea, mulle, sulle, ühiskonnale, maailmale oleks? See tähendab näiteks seda, et sul meediaanalüüs on see, et mida muidu on jällegi olnud nagu, on tehtud, aga sa teed seda kuidagi otsingusõnade baasil või et sa, see on seesama diskursanalüüs, on ju, eks. Seda on võimalik teha nagu põhimõtteliselt industriaalsel skaalal täna, on ju, eks, et asju sa võid töötada läbi, võrrelda, mida me oleme näiteks testinud, on üks selline asi, et sa võid võtta see, et ma siin hüüangi avalikult välja, on ju, eks, et me tõmbasime alla uute uudiste ja objektiivi kogu tekstikorpused, on ju, eks. Selles suhtes tehnilise taustaga inimestele ma võin öelda, et see on väga lõbus ülesanne oli, et kui sa avastad, et mõlemad on põhimõtteliselt WordPressi blogid ja uutel uudistel on nüüd see REST-API on kinni keeratud, objektiivil on lahti, et kui sa tead seda URL-i, et siis ühe nupu vajutusega saad kogu metadataga suure JSON-i faili, kogu ajaloo, on ju, eks. Kõik on sees. Samuti me siis transkribeerisime uute uudiste YouTube'i kanalit, Tre raadiokanalit lugesime sisse ja söötsime mudelisse. Kas sa oled treenimas uute uudiste sellist maailmavaatega LLM-i? See oleks väga lihtne teha praegu, et oleks võimalik genereerida seda sisu, on ju, eks selle järgi. Aga meie huvi oli natuke teine, oli see, et võtta ja vaadata, millised teemad, ja me võrdleme seda näiteks Delfi baseline'i vastu, on ju, eks, millised teemad on emotsionaalselt laetud, millised nagu tõusevad ja mis juhtub nende emotsionaalse laetusega, kui näiteks kohtuvad nagu nii-öelda diskursustena sisseränne ja kliima. Et kumb domineerib, kumb võtab üle ja mis on siis see nagu emotsionaalne laetus selle juures. See on asi, mis enne oli käsitöö, et mida oli nagu üsna keeruline teha, on ju, eks. Täna, kuna sul need keelemudelid on põhimõtteliselt nagu keeleagnostilised ka, et sul on võimalik, tehniliselt sul on targem nagu tõlkida, aga see tõlkimine on ka väga lihtne ja sa võid lasta kokku seda võrrelda üle Euroopa. Sa ütled, et näita mulle, mis teemad Euroopas tõusevad, kuidas näiteks, kui need põllumeeste protestid Prantsusmaal, kuidas need kajastuvad
erinevates Euroopa riikides, milliste nagu värvingute, milliste emotsionaalsete laetustega, ja siis sa saad connectida seda sellega või ühendada ära sellega, kuidas need kujundavad inimeste arvamusi, kuidas need liiguvad edasi järgmistesse arvamuste gruppidesse ja lõpuks selleni, kuidas see mõjutab siis nagu seda, kas keegi tuleb tänavale või kuidas jagunevad hääled. Selle peale saaks ehitada, ma hakkasin mõtlema mingi reaalaja sündmustel põhineva sellise kaardimängu põhimõtteliselt, et minu sisserändekaart võidab sinu trumpab sinu metsakaarti ja see kõik põhineb tänavamikkustel andmetel. Katrin, mis sina sellest AI asjast arvad? No mind huvitab rohkem see tekstist pilti generatiivne AI hetkel, kuna ma olen hästi palju visuaalkultuuri uurimisega tegelenud, aga kui me räägime sellest, mis me täna rääkinud oleme inimeste arvamuste, hoiakute mõjutamisest sotsiaalmeedias, siis see, kus need mured on hetkel, peegeldab väga hästi seda Tarmo esitatud tsitaati, ehk et me tõlgendame ja meie ärevused peegeldavad meie praegust üllatust nii-öelda keskmise pikkusega interneti ajaloo tõlgendamisest. Ehk et me eeldasime interneti tekkega, et juhtuvad mingid asjad ja on juhtunud terve hulk lisaks mingeid asju, mis on meid üllatanud kollektiivselt ja me hetkel hindame nii-öelda siis seda, mis AI teeb, eriti selle inforuumiga ja aruteluruumiga selle sama metodsast. Ehk siis meile pakub muret see, et me seesama info korratuse või väärinfo küsimus, et kas inimesed suudavad ära tunda, mis on päris sõnum või mitte päris sõnum. Ja siin on see, et eriti visuaalse info puhul ühest küljest juba alates digifotograafiast on suurenenud, ütleme siis selline nagu kahtlustus visuaalse info osas, aga teisest küljest, kui me jälle uuringuid vaatame, siis endiselt visuaalne inimestele mõjub usaldusväärselt ja veenvalt ja mobiliseerivalt ja neid samu emotsioone tekitavalt ja nii edasi. Ja teine küsimus puudutab seda, et okei, et kui see nii-öelda on tõde või ei ole tõde või on päris või ei ole päris ja me jätame praegu kõrvale filosoofilise küsimuse sellest, et kas see on üldse oluline, kas ta on päris või ei ole päris ja kust läheb päris ja mitte päris piir. Oletame, et see on oluline, mingitel hetkedel see on oluline. Kui seda ei ole võimalik enam hinnata või kui domineeriv avalik keskustelu on, et seda ei ole võimalik hinnata, mis on kaks erinevat asja ja hetkel me liigume hästi tugevalt sinnapoole, et kogu selline meediapädevuste arutelus, mille aated on äärmiselt üllad. Aga see taustsõnum, mida me sellega inimestele õpetame, on kahtlustamine, pidev kahtlustamine, kahtlusta kõike. Interneti kui sellise, minu puhul see töötab väga hästi, ma ei usu mitte midagi, me hakkame rääkima sellest kohe. Ja siis tekibki see küsimus, mida nimetatakse epistemoloogiliseks vaakumiks, mis on väga keeruline viis öelda seda, et keegi enam ei tea, et midagi saab uskuda ja vaikimise eeldus on, et midagi pole mõtet uskuda või usaldada. Aga sellel on jällegi sellised suured kultuurilised ja ka ütleme siis nagu kollektiivselt psühholoogilised mõjud. Et ega me väga hästi oma selle nii-öelda endiselt kohati koopaegse ajuga ei ole ehitatud elama sellises epistemoloogilises vaakumis. Meil on raske. Mingi tõemajakas, eks ole, peab olema. Ma tahan kallistada midagi. Millega me täidame selle vaakumi? Ja seal siis võivad tekkida mingisugused, kes millega täidab, kes mida usub. Aga see protsess toimub ju, eks ole, niikuinii, juba selle praeguse interneti peal. Just. Ja see ongi see, et sellepärast me praegu oskame hinnata või mõelda või muretseda sellepärast, mida see AI teeb nende oma tänaste tööriistadega, mis me oleme õppinud siis oma nende üllatuste pealt internetiga seoses. Aga mis võib tegelikult juhtuda, et ma siin olen nagu nõus, et lühikeses perspektiivis juhtub terve hulk asju, millel on suur rahaline väärtus, aga võib-olla väiksem, ütleme selline kultuuriline väärtus või tähenduslik väärtus ja pikemas perspektiivis ei julge öelda, ei tea. Tarmo. Mul on lihtsalt kiire kommentaar, see natuke räägib tagasi selle, mis ma eelmise jutu lõpetasin, et öelda, et see, kui mõelda seda, et mis juba täna nii-öelda on olemas, mida see suured keelemuudud ja AI siis nagu võimaldab teha, ma enne olin natuke üldsõnaline, et siis sisuliselt, mida see lubab teha, kui sa töötad, kus me alustasime need arvamusküsitluste nagu andmetega, siis see on põhimõtteliselt tagasivaatepeegel. Sa näed asju, mis on juba juhtunud, mis on nagu inimeste hoiakuteks kivistunud, muutunud, selgunud, neil on arvamused selle osas nii edasi, eks. Aga nüüd, mida see keelemudelid, mis lubavad sul käia läbi hästi suurt hulka tekste, meediat, mis on nagu, just nagu mainisid,
praegu juhtub, on ju see kaardimängu näitega, siis ja kui sa liidad selle teist laadi masinõppega, mis on siis nüüd see teine osa nagu AI-st, eks, et mis suudab sul luua seoseid, tõenäosuslikke, mitte deterministlikke, tõenäosuslikke seoseid, et kui selline asi juhtub, siis selle tavaliselt järgnevad seda laadi tagajärjed, on ju, eks. Mis annab sulle mingis mõttes sellise nagu ettevaatava tulevikku vaatava kiikri, on ju, eks. Et sa saad prognoosida, kus on teie hoiakud kuu või paari pärast. Et selle baasil, mis on see meedia, mida te täna tarbite, on ju, või mis on see foon, millega te kokku puutud, millega me kõik kokku puutume. Aga noh, see ei ole, nagu ma ütlesin, deterministlik, see ei ole see, et ma saan öelda, et vaat, sa arvad nüüd seda või valid seda erakonda sellest. Keskelt läbi, kuhu poole see tänane nagu meediafoon nihutab inimeste hoiakuid ja arvamusi ja see on asi, mida küll jah, on juba täna võimalik teha ja mida varem enne nagu neid suuri keelemudeleid oli sisuliselt võimatu teha, sest see maht, mida sa läbi pead töötama, on nii suur ja nii palju ja seda noh, sa pead tegema kvalitatiivset meetoditega, kes on hästi töömahukas. Nii, meie aeg, ma vaatan, tiksub nulli poole, aga küsimusi palun, hea meelega võtaksime ja ma ei tea, kas meil on kuskilt kuulajad, vaatajad. Mikrofon on. Kui keegi on YouTube'is midagi küsinud, siis ja kui küsimus ei ole, 10 sekundit on, ma hakkan lugema allapoole. Ja. Euroopa Parlamendi valimised või? Jah, lihtsalt see tiksus nulli, et ei jõua vastata. Aga vastus on see, et ma hoidun sellisel moel vastamast ja ütlen, et minu kindel veendumus on need inimesed, kellel on mingisugunegi nagu alus midagi arvata nende puhul, tavaliselt hoiduvad vastamast sellele, et kes võidab ja kes kaotab, vaid nad kipuvad lähenema selle küsimusele nii, et ütlema, et kes on tugev mingitel asjaoludel ja mingites rühmades ja asjades. Ja kui me räägime Euroopa Parlamendi valimistest, siis need on väga erinevad valimised Riigikogu valimistest, nende valijaskond viimane kord oli 37,6% oli valimisaktiivsus versus on ju ligi 2 korda suurem Riigikogu valimistel ja see nagu erinevus ei jagune ühtlaselt üle populatsiooni. See tähendab, et sul Euroopa Parlamendi valijad on reeglina palju informeeritumad, palju aktiivsemad, rohkem nagu jälgivad poliitikat ja seetõttu erakonna reitingud on väga halb nagu teejuht, kes neid võidab. Ma lihtsalt ütlen siin võib-olla sellega, et andmete pealt ma julgeksin üsna kindlalt öelda, et Reformierakonna käsi Euroopa Parlamendi valimistel on palju tugevam, kui reitingutest võiks arvata, parempoolsete käsi on palju tugevam, kui võiks arvata. Parempoolsed, kui prognoosi teha, ma julgeks kihla vedada üsna isegi suure panuse peale, et nad mandaati ei saa, aga nad oma reitingust teevad tublisti parema tulemuse, et nad jõuavad mandaadile lähedale. Isamaa, kes on muidu ruuliv reitingutes, nende positsioon Euroopa Parlamendi valimistel on palju kehvem kui reiting lubab, sest nende valijaskond on väga erinev sellest, mis ta oli aasta või poolteist tagasi. Seal on väga palju siukseid karvasid ja sulelisi, kes on eri põhjustel seal koos on ju, eks, ja kelle väljasaamine valimistele on keerulisem. See sõltub väga palju sellest, kas Isamaal õnnestub teha Euroopa Parlamendid nagu valimised usaldushääletuseks, umbusaldushääletuseks valitsuse vastu. Kui õnnestub, siis nad saavad mingid protestihääled välja tuua, aga nendel valimistel on seda keerulisem teha kui Riigikogu valimistel. Ja siis nagu teada, sotsidel ka on hästi kõva ankur, kes on hea šanss tõmmata keegi teine natipidi ka üle selle künnise, nii nagu Mikser eelmine kord oma 3000 häälega kaasa läks, eks. Et need on need, kuidas mina selle küsimuse vastaks, mitte see, kes võidab, vaid sa vaatad, kellel on nagu nii-öelda baseline'iga võrreldes paremad või halvemad väljavaated ja siis sealt sa saad hakata ütlema, et millise tõenäosusega üks või teine asi juhtub, sest jällegi see on minu hästi isiklik ka veendumus, et kui keegi ütleb sulle punkthinnanguid mingite asjade puhul, et vaat, et see reiting on see või see võidab või see kaotab, siis alati peaks küsima, et kui suure panusega sa oled valmis kihla vedama selle peal, kui kindel sa oled selles, et see nii läheb, on ju, eks. Ja kui sa ütled, et see on 50-50, siis ma ütlen, see on põhimõtteliselt mündivise, et see ei ole mingi prognoos. Et kui sa oled kindel, siis anna mulle 10-1, ja on neid, kes annavad neid suhteliselt lolli peaga, sest inimesed ei mõtle läbi seda, et kui kindel sa peaksid olema mingi asja peale. Äkki kui vanasti inimesed käisid Oracle'i juures, küsisid ta käest tuleviku kohta, siis nad said ka põhimõtteliselt alati selliseid vastuseid, et see ei ole tulevik, mida ma sulle näitan, vaid see on üks võimalik versioon tulevikust. Nipp oli vanasti see, et tuli käia Oracle'i juures nii kaua, kuni sa said selle vastuse, mis sa tahtsid. Ja siis läksid koju, ütlesid, hea tegija on. Okay. Meie aeg on nüüd enam miinusesse õnneks ei tiksu, et meil väga suurt survet ei ole peal, endiselt on nullis. Aga ma siiski lõpetan selle igaks juks ära. Tarmo Jüristo, Katrin Tiidenberg, aitäh teile! Aitäh!